Viljandimaal Valmo külas otse Võrtsjärve ääres asub Peerna turismitalu. Siin, keset kaunist vaikust, on hea peatumiskoht neile, kes soovivad puhata linnamürast. Täna olen siia tulnud vestlema talu ülesehitaja, majandusteadlase Jaan Leetsariga, tema uuest raamatust Maamõte. Jaan, palun räägi, et mis raamat on Maamõte? No, Maamõte kõigepealt koondab ühe inimese väga pikal perioodil kirjutatud artiklid. Kuskilt 400 artiklist on välja valitud 140, mis on kõik siin raamatus olemas. Artiklile on lisatud, nende kõige vanematele artiklitele on lisatud siis tänapäevased kommentaarid, mis toovad meie mõtte siis tänapäeva. Ja idee on sellel raamatul see, et me oleme kaotamas oma maa mõtet, mis on tegelikult eestlasi sellel maa lapikesel hoidnud juba aastatuhandeid. Ja meie tulime, või meie esivanemad tulid siia maale juba kuskil 7000 aastat tagasi ja asusid siin elama. Nemad tulid kuskilt lõuna poolt ja asutasid siin oma elamised, tegevused. Et kuskil 1200 aastal toimus Eestis või Eesti alal väga suur katastroof selles mõttes, et vallutati meid ja Eesti rahvast siis teiste välismaalaste poolt. Ja üle on siis käinud mitmed rahvused, nagu siin taanlased, rootslased, sakslased, venelased. Ja Eesti ei ole olnud iseseisev juba aastast 1200. Varem me olime iseseisvad ja meie riik oli peaaegu valmis iseseisva riigina, nagu professor Jüri Uluvats on seda märkinud oma raamatutes. Ja mina siis püüdsin siia raamatusse koondada need artiklid, mis siis käsitlevad maad ja leidsin selle, et kõige parem on selle raamatu pealkirjaks pannagi Maamõte, sellepärast selle maamõtet on toonitanud ja kandnud ka pärast vabadussõda mitmed meie suuremad riigijuhid ja teadlased. Ja see tagumine külg on siis Kaarel Liidaku poolt 22. aprillil 1934. aastal üliõpilasseltsis Liivika selle 25. aastapäeva puhul tehtud ettekandest üks osa ja siia on liidetud ka veel meie kaasaegse Tiit Merenaki lisandus, et kui me tarvitseb vaid rahval unustada oma vägi, miks ta siin maal on õnnelikult elanud ja jalamaid leiab ta enda alla käigu trepilt. Ja mina lisasin siia sellise küsimuse, et selle raamatu läbilugemise järel tulekski kõigil endalt veel kord küsida, kas ma ikka olen kõik selleks teinud, et meie maa püsiks eestlaste käes ning sellega koos kestaks ka eesti keel, kultuur ja kombed läbi aegade. Mul on au kinkida see raamat sulle, kallis Triin, ja mul oleks hea meel, kui sa oma lastele selle raamatu sisu ka teatavaks teed ja edasi annad. Aitäh sulle! Aitäh!
rahvavaenlase poeg. Elu muutus radikaalselt siis, kui mu Soomepoisist isa 1951. aastal Võidulas, kus me toona elasime, kinni võeti ja 25+5 aastaks poliitvangina Inta vangilaagrisse viidi. Sakslaste vangilaagrist ta küll põgenes, kuid venelaste omast mitte. Paradoksaalsel kombel istus ta kinni koos ideelise kommunisti Hendrik Allikuga, kes ei olnud üldse saanud aru, miks ka tema kinni pandi. Tema arust olevat sündinud mingi suur viga. Koos isaga vangistati ja viidi Siberisse ka Vommaru talust onu Jaan ja tema naine Miina ning tädi Hilda oma kaasaga metsavendade varjamise ja toitmise eest. Mingil põhjusel, mida ma ei tea, jäeti mind koos ema, vanaema ja õega Eestisse. Ilmselt õnnestus neil selgitada, et nemad ei olnud metsavendade aitamisel kaasas ega teadnud sellest midagi. Seejärel vallandati rahvavaenlasest ema Võidula sovhoosi raamatupidaja ametist ja saadeti Kullimaa osakonda põllutööliseks. Ka minust ja õest said rahvavaenlase staatusega lapsed, mida meile kooli ajal aeg-ajalt ikka meelde tuletati. Seda 20 aasta tagust artiklit uuesti lugedes muutusin ühtäkki nõutuks. Ma ikkagi ei saa aru Eesti Vabariigi praegusest ühistegevust vaenavast tegevusest. Juba ligi veerandsad aastad tagasi sai ühiskonna ja valitsuse tähelepanu juhitud vajadusele luua Eestis ühistulised rahaasutused, ühispangad, kindlustusühistud, hoiulaenuühistud ja teised. Asjaolu, et isegi aastal 2019 ei ole sisuliselt võimalik Eestis asutada ühistulisi panku ja kindlustusseltse, ületab minu mõistuse piirid. Ma lihtsalt ei saa aru, miks ometi. Kelle kontrolli all on Rahandusministeeriumi juures tegutsev Finantsinspektsioon ja mis õigusega ta sisuliselt keelas rohkem kui 150 inimese poolt tasutatud Eesti Ühistupangale tegevusloa andmise. Miks ei sekkunud protsessi Jüri Ratas peaministrina ja miks vaikis valitsus? Miks vaikis ja ei sekkunud Finantsinspektsiooni sisuliselt kuritegelikku tegevusse Kaitsepolitseiamet Kapo ja peaprokurör? Millist rolli mängis seejuures Reformierakond ja kelle huvides ta tegutses? Vaeti ju mingit Savisaare vastast jura. Meil seisab ees veel pikk teekond oma usu, kultuuri ja rahvuse juurte lätete peretalu juurde jõudmiseks. Me peame uuesti õppima elama koos loodusega. Meil tuleb uuesti üles ehitada oma modernsed kodud, talud, ühistud ja ettevõtted. Me ei tohi sulanduda teiste rahvastega ega omaks võtta teiste rahvaste kultuuri, elulaadi, keelt ja kombeid. Rohkem kui 50% eestlastest leiab, et eesti keel on praegu jälle ohus. See oleks eestluse ja meie oma riigi lõpp. Me peame säilitama ja toetama oma igipõlisele maamõttele. Kutsuma koju Eestist lahkunud kaasmaalased ning uuesti üles leidma oma traditsioonilised kooselu ja ühistegevuse talgute vormid, mis meie rahvast, emakeelt, rahvuskultuuri ja isamaad on hoidnud. Kas me seda suudame? See pole sugugi nii lihtne, kui arvata võiks. Eriti siis, kui sotside roll Henn Põlluaasa käsitluses Euroopa Liidus domineerima pääseb. Raamat Maamõte on inimesele, kes mõtleb maa, meie maa peale.